Nii, tere ja kuulge, meil on vastlakuklid tehtud, aga vastlapäev on tulnud veel lähemale. Teate, mis me teeme täna või? Ei, me ei tee. Me ei tee hernesuppi. Küll meil on herned laua peal, aga me teeme hoopis hernerisotot piparmündiga. Et eestlane väga supirahvas ei ole, siis teeme täna risotot ja millegipärast inimesed väga kardavad, et risoto on nii raske ja issand jumal, et seda võib ainult restoranis tellida. Et ütleme niimoodi, et ma olen restoranis ka väga halba risotot saanud, et tagasi saatnud, aga seal on paar lihtsat nippi, mida jälgida, nii et sa saaksid endale ideaalse risoto. Aga kõigepealt, mis me üldse teeme? Hakkame kohe nii-öelda peekonist pihta. Kasutan suitsupeekonit ja me kasutame seda selle jaoks, et sa saaksid endale mõnusalt rasvase potipanni, on ju? Aga me laseme ta kergeteks viiludeks ja peale seda me paneme ta külmale pannile. Miks külmale? Sellepärast, et peekon tahab nii-öelda vaiksel temperatuuril välja sulada. Siis rasvad tulevad välja ja ta jääb krõbedam ka. Siis me paneme ta kohe potti, laotame ta ilusti laiali. Siis me paneme kohe potti ilusti sooja ja jällegi, nagu ma ütlesin, me alustame külmast potist. Rasvad tulevad kõik välja ja siis me saame mõnusalt kasutada seda sama rasva kogu risoto tegemiseks. Ja siis me ei pea oliiviõli tegelikult üldse panema. Et kui sa ei kasuta peekonit, siis kasuta kindlasti ka oliiviõli näiteks. Samal ajal, kui meil see rahulikult siin hakkab vaikselt sulama, ma panen juba ahju sooja. Meil on peekonit natuke veel alles, krõbedat peekonit ikka peale ka on ju. Nii et me paneme kohe ahju sooja ja ahi läheb meil nii grilli peale ja 220 kraadi. Samal ajal, kui meil ahi soojeneb, peekon vaikselt ajab oma mahlasid välja. Oi, siin on veel üks peekonitükk. No nii, samal ajal, kui meil see ahi soojeneb, peekon sulab, me saame juba ette valmistada teised asjad. Et tegelikult risotosse ei lähe üldse midagi palju ja risoto on nagu selles mõttes ülimalt lihtne, aga jällegi üks asi, mida sa risoto puhul peaksid silmas pidama, ta peab alati olema kreemine. Kui ta kreemine ei ole, siis ta ei ole ka hea. Nii et kreemine risoto on kõige alus. Nii, kui meil on sibul puhastatud, ma näitan teile täna kahte asja. Sibul, kui sa lõikad mõlemad otsad ära ja sibul, kui sa jätad juure otsa alles. Juure otsaga on oluliselt lihtsam sibulat hakkida. Ma näitan teile ette, kuidas on hakkida sibulat, kui meil ei ole juure osa. Näed, ja nüüd hakkab näpu alt ära lendama. Okei, tegelikult see pidi halvemini välja tulema, aga praegu tuli päris hästi välja. Ma tahtsin halba viisi ette näidata, aga no, sa ise tead, kui nuga ei ole piisavalt terav ja et mis siis hakkab toimuma, kui sul ei ole see nuga piisavalt terav ja kuidas see hakkab siit lõpuks siit näpu alt ära lendama. Hea terav nuga on tegelikult väga hea köögis, on ju. Aga kui ma näitan nüüd ette, mis juure osaga juhtub, on see, et näed, ma ei pea teda väga kuskilt kinni hoidmagi ja ma saan teda lõpuni ilusti välja hakkida. Nii, ja lõpus juure osa ümbert lõikan ka ilusti ära ja ainuke asi, mis mul alles jääb, ongi see juure osa ja selle ma viskan minema. Sibul on juba hakitud. Vaatame vahepeal, mis meil see peekon teeb. Segame teda natuke ringi siin. Ja nüüd sa näed, ta hakkab laiali lendama. Rasv ilusti sulab. Päris palju rasva on siin. Väga mõnus. Nii, natuke ootame veel. Samal ajal me võime juba panna peekoni ahju panni peale ja võimalikult niimoodi, et õhku oleks ka siin natukene, et ilusti ta saaks sulada ja ta päris kokku ei tõmbaks. Nii, ja siis me paneme peekoni ahju ja me laseme ta rahulikult sulada nii kaua, kuni rasv on välja sulanud ja ahjust ta tuleb on natuke veel pehme, aga pärast köögirätiku peal ta tõmbab rahulikult kuivaks. Vahepeal segame jälle peekonit. Ja sa näed, kui palju rasva siia on kogunenud. See on kõik väga hea, sest seda sama suitsupeekoni rasva kasutame me nüüd sibula praadimiseks. Sibul siia ilusti peale.
ja sibula puhul siis me laseme sibula ilusti selliseks läbipaistvaks, läbikumavaks, mitte me ei hakka teda röstima, sellepärast kui sa röstima hakkad teda, tuleb mõrkjas maitse välja, meie aga tahame siis sibula magusat maitse. Nii, väga hea. Kohe küüslauk ka. Küüslaugu puhul pane noa lame serv peale ja peksa ja voilà, ära hakka mingi selle... Ma ei tea, miks inimesed tahavad kogu aeg purgi sisse toppida ja raputama hakata ja siis sa oled nagu shake, shake, shake. Tegelikult, kes see seda purki pärast viitsib pesta? Nagu tõesti mõttetu. Ja siis ongi, see käib väga kiiresti. Küüslaugu pressi ma ka ei kasuta. Ma lasen nad veel lapikumaks üksteise peale ja noa alt ilusti läbi. Nii, ühtepidi tehtud. Teeme teistpidi ka. Küüslauk ka ilusti hakitud. Kõik läheb nagu väga hästi, on ju. Sibul hakkab ilusti valgeks minema. Viskame küüslaugu ka. Küüslaugu me väga ei prae, sest me tahame küüslaugu maitset ka säilitada. Kui see küüslaugu tegelikult selliseks kuldpruuniks praed, siis tal tegelikult on juba kartuli maitse. Kartulit me ei taha, me tahame risotot, on ju. Aga nüüd on kõik väga hästi. Viimase asjana me paneme siia peale või ja laseme sellel võil rahulikult ära sulada. Nii, ja siis me paneme riisi ka siia sisse. Nüüd on vist see kadripäev või mardipäev või kumbal seda riisi ja kruupi tuppa laiali visati, ma ei mäleta. Nii, paneme riisi rahulikult siia peale. Igale poole lendab nüüd mõnusalt. Riisiga me alustame siis niimoodi, et me paneme ta panni peale ja kõigepealt me segame ta selle õliga ära. Sa pead nägema, et õli on korralikult siia nii-öelda kõikide riisiterade ümber läinud ja ta läigib kergelt. Kui ta läigib, siis on kõik väga hästi. Nüüd, riisi tegemisel kõige olulisem protsess. Riisi ei keedeta kunagi vedelikus. Riis peab olema kogu aeg peal, vedelik alati all. Me alustame ühe minu lemmikveiniga. Mul on väga palju lemmikveine, ma tean, ma armastan veine, aga Grüner Veltliner, mis on väga hea Austria vein, mõnusalt tsitruseline ja väga siukse abrikoosise ja mõnusa maitsega. Et tõesti väga hea vein. Ainuke asi, mis tuleb teha, võtta ja vala. Ja jällegi sa valad niimoodi, et kogu riis ei oleks kaetud. See on kõige olulisem. Riis ei ole kunagi tervenisti vedeliku sees, ei ole kordagi kaetud. Kohe segame ka. Väga hea. Ja miks me riisi siis niimoodi valmistame? Kuna riis, nii-öelda just risotoriis, on kõrge tärklise sisaldusega. Näiteks Eestis on kõige levinum riisisort, mida me kasutame Arborio. Tal on kõrge tärklise sisaldus, me ei pese teda enne kasutamist. Selle jaoks, et tärklis saaks võimalikult hästi riisiterast välja tulla, me peamegi aega-ajalt natukene vedelikku lisama, et ta ei keeks, vaid ta nii-öelda hauduks. Ja siis tuleb kogu aeg riisi tärklis sealt rahulikult välja ja muudabki selle risotto kreemiaks. Kui sa õigesti teda teed, siis tegelikult risotto puhul ongi see, et meie lisame muidugi sinna veel koort ja võid ja mida kõike head me siia paneme ja juustu, on ju. Aga jällegi kõige olulisem on see, et me teeme seda aeglaselt ja südamega, on ju. Mul läks vahepeal siin raskeks. Proovime. Vot sellised võivadki need rahulikud õhtupoolikud olla. Teed risotot üksinda, ma ei tea, mitmele inimesele suure potiga teed. Aga väga hea ju. Nii, ja enne me uut vedelikku juurde ei pane, kui esimene on ära urustunud. Esimene on ära urustunud. Nüüd me lisame natuke veel veini. Teine portsjon veini. Nii, ja kui meil see riis siin rahulikult veel podiseb, me valmistame puljongi ka. Ja puljongit, kui sa ise ei viitsi teha, siis puljongi kuubikud on ka väga head. Aga ma ei tea, andke mulle teada, kas te tahate puljongit ka õppida tegema või? Tegelikult ise tehtud puljong on muidugi parem, aga häda ajab ärja kaevu, on ju. Valame vee siia rahulikult peale. Ja kuulete, peekon prõksub juba.
Nii, võtame rahulikult peekoni ahjust välja. Come to daddy. Ja tõstame rahulikult jahtuma. Nii, väga hea. Vein hakkab ka uuesti aurustuma. Ja siis valame esimese sortsu puljongit siia. Väga hea. Ja see juba näed, ta hakkab kergelt kokku tõmbama. Kui ta hakkab kokku tõmbama, tähendab, et tärklis hakkab juba välja tulema. Kõik on väga hästi. Ja nüüd, et sellest peekonist rasv välja saada, me võtame köögirätiku ja tõstame ta köögirätiku peale. Nii lihtne ongi. Ja see tõmbab ta eriti krõbedaks. Ja paneme peekonile teise paberiga veel peale. Ja nüüd on jälle puljong ära rahulikult aurustunud ja sisse imendunud, jälle väike törts siia puljongit ja jälle segama. Ja nüüd sa mõtled, et issand jumal, mille me need herned siis sisse paneme, et tahaks herneid ka, on ju. Väga lihtne. Nüüd me hakkame tegema kahte asja. Esiteks me võtame blendri ja blendri puhul me teeme siis hernepüree. Paneme herneid rahulikult siia sisse, nii-öelda umbes pooled. Ja mõned panevad ajama, see on okei. Ja siis me paneme siia piparmünti ka. Kui sa ostad poest, jälgi, et toote nimi oleks piparmünt ja ta oleks kõvade lehtedega. Kui ta on münt, siis tal ei ole väga piparmündi maitset ja ta on pigem dekoratiivne. Nii et kasuta pigem sükest mõnusat, tugevat piparmünti. Nii, meil on siin piparmünti, meil on siin hernest. Nüüd me paneme natuke siia puljongit veel. Ja läheb blendrisse. Ja blender teeb kõik ülejäänud ära. Nii, ja samal ajal me paneme teised herned juba risotto sisse. Yummy! Vedelik hakkab jälle ära aurustuma. Jälle puljongit. Nii, vaikselt hakkab siin nägema, et hakkavad siuksed väiksed nii-öelda jätked järgi tekkima, kui riis hakkab kukkuma. See tähendab, et riis hakkab peaaegu valmis saama. Maitseme ka, kas on nagu valmis või ei ole. Meil läheb see peale. Natuke puljongit ja ma arvan, et päris hea. Läheb meil hernepüree siia sisse koos mündiga ja see annab ka sellele risotole mõnusa värvuse. Nii, oleme selle siia sisse. Vaatame, kas puljongit on ka veel vaja või? Seda me vaatame siis selle järgi, kui pehme riis on. Riis peaks olema keskelt natukene krõmps, et ei ole täiesti pude, aga natuke siuke, kuidas ma ütlen, ma ei tea, tihke. Väga hea. Ma panen natukene veel puljongit. Ja see puljongi kogus, mis ma olen ette andnud, see ei ole kindlasti see, mis peab kindlasti kõik sisse minema. See on ainult nii-öelda maksimum kogus, mis võiks siia sisse minna. Muidugi võib ka vahepeal rohkem vaja minna, vahepeal vähem vaja minna, aga sa pead ikkagi tunnetama seda riisi järgi. Nii, ja nüüd peaaegu on valmis. Me saame lõpetada. Paneme siia parmesani või muud kõva juustu. Jällegi natuke lammutad. Paned juustu. Ja õiges risotos peab ikka juustu olema, sellepärast kui siin juustu ei ole, siis see ei ole risotoga. Nii, siis me paneme vahukoort. Ja pipart. Soola ma panen alati viimase asjana, sellepärast, et soola puhul ma tahan ikkagi kindel olla, et soola on vaja ja kui palju teda vaja on. Sellepärast, kui see soola kohe alguses paned, siis pärast võib sul kõik liiga soolane tulla. Riisile annab maitset juba puljong
nii et sellepärast sa muretsema ei pea, et riis ise mage oleks. Nii, ja siis me paneme siia sidruni koort natukene ja siis poole sidruni mahl ka siia. Maitseme siis vahepeal, mis siin toimub minu katlas. Ma ei tee seda lõpuni, ma hakkan kohe sööma. Aga juustu ma tahan veel. Kui sa armastad juustu, siis ei ole vahet. Sa võid nii palju panna, kui tahad. Juust ei tee kunagi midagi halvemaks. Ja need, kes mind teavad, et ma armastan juustu. Ma võin iga päev juustu süüa. Aga päris iga päev ei saa. Juustus on nii palju rasva. Tšut, paneme ikka Himalaja soola ka siia. Aga palju ei lähegi vaja. Kõik on väga perfektne juba. Aga risotto on nautimiseks. Nii, nüüd on meie risotto valmis. Saame hakata serveerima. Enne ma võtan oma peekonit ka siit välja. Nii, ja siis me tõstame ta rahulikult siia serveerimisnõusse. Ja sa näed, kuidas ta kergelt voolab. Ta ei tohi supp olla, aga ta peab olema voolav. Mõnusalt kreemias. Natuke seksikas. Ja mis kõige parem? Hea. Kui sul ei meeldi hernes, siis sa võid risotot ükskõik millega teha. Kui sa tead tehnoloogiat risotto taga, siis palun väga. Ja nüüd võtame selle peekoni. Kuulete seda või? Oh my god. Hea mõnus. Krõve peekon. Nii, paneme selle mõnusalt siia peale. Natuke veel juustu, sellepärast, et ilma juustuta me ei saa. Nii. Ja viimasena paneme siis siia mõnusa piparmündi lehekese ka. Ma ei hakka isegi kahvlit võtma, ma lihtsalt proovin seda. Suud täis ei räägita. Ma peaks vist midagi ütlema ka, aga ma ei tea. Minu meelest väga hea risotto. Sorry, et ma sööma jäin, ma unustasin vahepeal ära, et mind filmitakse. Aga naudi risotot. Risotto on tegelikult imelihtne. Midagi kartma sa ei pea. Kõik saavad sellega hakkama. Ma olen päris kindel. Tee lihtsalt nii, nagu mina teen ja voilà. On ju? Aga davaiks. Tšau!